Tervist! Nagu ikka on väikesed tehnilised väljakutsed, nendeta ei saanud ka seekord. Aga nüüd peaksime vist olema kuuldel ja saame alustada tänast loengut Euroopa ühendamisest ja globaalsetest kriisidest. Ja kõigepealt juhin tähelepanu, et meil on valminud ka tööleht, kus te saate pärast loengut oma teadmisi kontrollida ja proovile panna. Ja selle töölehe te leiate aadressilt teaduskool UTE ajalootund. Nii et laadige aga see alla ja proovige, mis teil loengust meelde jäi. Ja plaan on selline, et loeng on umbes pool tundi, aga natuke läheme üle ilmselt. Ja seejärel saate kõik küsida küsimusi. Aga need küsimused tuleb siis kirjutada kirjalikult chatis. Ja siis see käib nii, et ma loen küsimuse ette ja siis püüan vastata. Niisiis, Euroopa ühendamine ja globaalsed kriisid. Homme möödub juba 2 kuud päevast, kui Eesti valitsus kehtestas eriolukorra COVID-19 viirusega võitlemiseks. Ja juba praeguseks on selge, et kriisi mõjud on olnud tohutud. Näiteks eile tuli teada, et Saksamaa majandus tõmbub arvatavasti ligi 10% võrra kokku. Nii suurt langust ei ole olnud mitte kunagi, vähemasti mitte aastast 1970, kui hakati pidama sellist kvartalipõhist arvestust. Hispaania aga ennustab, et töötus tõuseb selles riigis 20%-ni ja riik peab võtma laenu ning laenukoormus ületab arvatavasti 100% sisemajanduse kogutoodangust. See on väga palju. Euroopa Liidus mõistetakse, et ilma laenu võtmata ilmselt toime ei tule, kuid ollakse eri meelt, et kes ja millistel tingimustel selle tagasi peaks maksma. Põhja-Euroopa riigid kardavad, et lõppkokkuvõttes peavad nemad selle kinni maksma. Ja seetõttu on karta, et võib jälle, ütleme, tüli on kerge lahvatama, sest Vahemereäärsete maade arvates jällegi praegune Euroopa rahapoliitika on kasulikum põhjapoolsetele riikidele, eriti Saksamaale. Kuid Euroopa ühtsuse pärast on põhjust ju muret tunda teistelgi põhjustel. Me kõik olime tunnistajaks, kuidas viirus lõhkus loomulikeks muutunud sidemed. Kõige hullemal juhul, nagu näiteks Poolas, pandi riigipiirid täiesti ootamatult kinni, nii et ka meie kaasmaalased ei pääsenud enam koju. Ja see näitas, kui habras võib tegelikult olla Euroopa Liitu kooshoidev solidaarsus. Kui teisest küljest ei olnud see ka üllatav, sest hoolimata 70 aastat kestnud integratsioonist vastutab kodanike julgeoleku eest endiselt rahvusriik, mitte Brüssel. Brüsselil ei ole oma armeed, ei ole politseid, ei ole ka arste ega ka haiglaõdesid. Seega oli loomulik, et inimeste kõige kallima vara elu ja tervise eest hoolitseb riik, mitte Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu või Euroopa Parlament. Kuigi see oli loomulik asjade käik, on siiski, ma arvan, põhjust muret tunda. Kas Euroopa Liit suudab taastada oma tähtsuse Euroopa kodanike silmis? Kas pärast kõiki neid kriise, see eurokriis, Kreeka võlakriis, Brexit ja paljud teised kriisid, millest Euroopa on justkui üle noatera pääsenud,
Kas pärast kõiki neid kriise kujuneb käesolev viimaseks? Kas see ongi Euroopa Liidu lõpp? Vastus sellele küsimusele sõltub küllap sellest, kui hästi suudab Euroopa Liit tulla toime praeguse kriisiga. Kui palju on tast abi liikmesriikidele? See omakorda otsustab, kas Euroopa integratsioon jätkub või teeb hoopis vähikäiku. Kuna ajaloolased on erakordselt head ennustajad, kui nad ei pea just ennustama tulevikku, siis hakkame aga pihta. Kõige üldisemalt öeldes on 2 võimalikku stsenaariumi. Esiteks, Euroopa integratsioon pidurdub, peatub või isegi saab tagasilöögi ning rahvusriikide tähtsus hakkab jälle kasvama. Teiseks stsenaariumiks võiks öelda, et kriis kujuneb hoopis impulsiks, uueks integreerumise laineks. Euroopa Liidu roll hakkab jälle kasvama ja riikide roll meie igapäevaelus kahanema. Edasi teemegi nii, et uuriksime kõigepealt esimese stsenaariumi tõenäosust ning seejärel teist. Ja seejärel loengu lõpus püüame teha kokkuvõtteid. Esiteks siis esimene stsenaarium. Kui suur on tõenäosus, et integratsioon pidurdub ning rahvusriikide tähtsus hakkab kasvama? Ja vastus sellele küsimusele viib meid Euroopa Liidu algusaegadesse. Sageli on arvatud, et Euroopa Liidule pani aluse paar ettenägelikku visionääri, föderalisti, niinimetatud Euroopa Liidu rajajat. Nii näiteks kirjutatakse ühes Eesti gümnaasiumi lähiajaloo õpikus järgmist. Ma tsiteerin. Järgmisena püstitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman 1950. aasta 9. mai deklaratsioonis eesmärgiks föderaalse Euroopa Ühendriikide loomise. Selleks oli vaja siduda Prantsusmaa ja Saksamaa majandushuvid, et nendevaheline sõda osutuks võimatuks. Tõepoolest, Schumani deklaratsiooni on siinkohal sobilik meenutada, sest laupäeval möödub sellest ajaloolisest päevast koguni 70 aastat. Seda nimetataksegi Euroopa päevaks. Kuid õpiku tsitaat on tegelikult pisut eksitav. Lugedes seda deklaratsiooni, siis me näeme, et Schuman küll kinnitas, et kaugemaks eesmärgiks on Euroopa föderatsioon, kuid ta kõneleb esialgu siiski vaid Prantsusmaa ja Saksamaa söe ja terase tootmise ühendamisest. Selle ühendusega kutsutakse liituma ka teisi riike, kuid tegu ei ole ilmselgelt veel Euroopa Ühendriikidega. Tegelikult öeldakse selgelt, et tegu on alles föderatsiooni loomise esimese etapiga. Kuid miks oli vaja ühendada Prantsusmaa ja Saksamaa söe ja terase tootmine? Lähemal uurimisel selgub, et õpiku väites aetakse segamini põhjus ja tagajärg. Prantsusmaa ja Saksamaa majandushuve ei olnud vaja siduda föderatsiooni rajamise eesmärgil, vaid vastupidi, föderatsiooni oli vaja selleks, et ühendada Prantsusmaa ja Saksamaa majandused. Ja selleks rajatigi 51. aastal Euroopa söe ja terase ühendus. Esimest korda maailma ajaloos olid 2 suurriiki nõus andma 2 äärmiselt olulise valdkonna juhtimine ametkonna kätte, mida nad otseselt ei kontrollinud. Sest ühenduse juhtorgan ei esindanud mitte liikmesriike, vaid ühenduse huve tervikuna. Seega oli see rahvusülene, mitte rahvusvaheline struktuur. Täpselt sama põhimõtte järgi tegutseb
ka tänane Euroopa Komisjon. Kuid nagu Schuman märkis, oli tegu tähtsa sammuga rahu suunas, sest kuidas sa hakkad relvastuma ja sõjaks valmistuma, kui sa ei saa suunata oma terase toodangut püsside ja tankide tootmiseks. No see on, ma arvan, üsna võimatu. Kuid see oli siiski tagajärg, mitte põhjus. Nimelt Prantsusmaa mureks oli, et riigil oli küll terasetööstus, kuid sütt, mille abil terast toota, ei olnud. Saksamaal seevastu oli nii terase tootmine kui ka selleks hädavajalik süsi. Kuid miks oli süsi ja teras üldse olulised? Tänapäeval on seda ehk veidi raske ette kujutada, kuid tollal peeti raske tööstust kogu majanduse aluseks. Prantsuse majanduskasvu plaanid olid üles ehitatud terase tootmise kasvule, kuid neid plaane ohustas sõltumine Saksamaa söest. Mis juhtub, kui Saksamaa küsib söe eest liiga kõrget hinda? Ja kuidas sa konkureerid Saksa vabrikutega, kui neil on oma süsi odavamalt võtta? Niisiis olid Prantsuse juhid probleemi ees. Võimalik oli võtta süsi tugevama õigusega. Oli ju Prantsusmaa tõusnud sõjavõitjate hulka. Saksamaa oli surutud põlvili. Paraku ei olnud Pariisil seda võimalik teha, sest sõjajärgse Lääne-Euroopa poliitika üle otsustas USA. Ja ameeriklased tahtsid Saksamaad jalule aidata. Ameeriklastel oli vaja tugevat Saksa riiki, kelle abiga seista vastu uue hädaohu Nõukogude kommunismi vastu. Ja ilma tugeva Saksa majanduseta ei olnud võimalik üles ehitada tugevat Euroopat. USA mõju oli väga tähtis. Ameeriklased julgustasid ja isegi survestasid eurooplasi, et need alustaksid koostööd. 1947. aastal otsustati anda Euroopale enneolematus ulatuses majandusabi. See oli Marshalli plaan. Paneme selle aastaarvu tahvlile. Nii et 1947 siis tuli Marshalli plaan. Ma loodan, et te kõik näete seda. Ja, et ameeriklased otsustasid siis anda palju raha, kuid seda raha ei antud nagu niisama. Nimelt raha saamise eelduseks oli, et eurooplased ei mõtle ainult oma huvidele, vaid vaatavad siis Euroopat tervikuna. Ja otsused, et kes ja kui palju raha saab, tuleb teha siis ühiselt. Ja väidetaksegi, et just selle Marshalli plaaniga pandi alus Euroopa ühendamisele ja tegelikult ka Schumani deklaratsioonile, mis siis, see oli siis Prantsuse välisministri kõne, mis siis toimus 3 aastat hiljem. Kuid et nüüd teha väikseid kokkuvõtteid, siis küsigem, et mida sellest kõigest siis järeldada. Ma väidan, et Euroopa integratsioonile ei pannud aluse mitte föderalistid ja visionäärid, kes siis kujutasid ette sellist ühendatud Euroopat oma vaimusilmas või sellist Euroopa Liitu, nagu see täna meil on, vaid tegelikult olid nad ikkagi rahvuslikult mõtlevad poliitikud. Nad hakkasid Euroopat ühendama mitte siis abstraktsete ideaalide, igavese rahu, rahvaste sõpruse või muu sellise pärast, kuigi ka need olid olulised, vaid eeskätt ikkagi rahvuslike huvide tõttu.
Nii. Ja sageli öeldakse, et sellest lähtudes, et Euroopa Liidu puuduseks ka täna on see, et see on kõigest liikmesriikide huvide nii-öelda vähim ühisnimetaja. Et liitu hoiab koos vähim, milles on suudetud kokku leppida. Kuid teisipidi võiks aga mõelda, et see on ka Euroopa Liidu tugevuseks, sest kõigil ühenduse liikmeil on sellest midagi võita. Ja oluline on tähele panna seejuures, et Euroopa integratsioon ei ole kunagi olnud suunatud rahvusriikide vastu. Et keegi ei tahtnud rahvusriike lahustada suures liidus. Ja seetõttu võib ka arvata, et rahvusriigid ei kao kuhugi. Vastupidi, Euroopa Liit on tegelikult teinud rahvusriike tugevamaks. Ja tulles siis tänasesse päeva, võib öelda, et kui rahvusriigid tajuvad, et Euroopa Liit ei aita neid käesolevas kriisis, et neil pole ühendusest mingisugust kasu, siis võib arvata, et edasist integratsiooni ka ei toimu. Ja sel juhul otsib iga riik üksi lahenduste võtit käesoleva ajastu probleemidele. Kuid võib juhtuda, nagu juhtus siis Alice'il Imedemaal, et võti on küll olemas, kuid Alice on liiga väike, et selleni küündida. Tuleme aga nüüd teise stsenaariumi juurde ja nimelt võimaluse juurde, et käesolev kriis ei too kaasa Euroopa nõrgenemist, vaid hoopis hoogustab integratsiooni. Mainisime juba Prantsuse välisministrit Robert Schumani, kuid teiseks tähtsaks prantslaseks Euroopa ühendajaks peetakse Jean Monnet. Just tema nägi ette probleeme siis seoses söega ning tema tegelikult koostaski selle kõneteksti, mida Schumann esitas. Kui tahaksin siinkohal rõhutada Jean Monnet sõnu, tsiteerin. Euroopa sepistatakse kriisides, Euroopa on neis kriisides leiutatud lahenduste summa. Ma kordan, Euroopa sepistatakse kriisides, Euroopa on neis kriisides leiutatud lahenduste summa. Võib öelda, et enamus ajaloolasi on Monnet'ga tagantjärele nõus. Euroopa integratsioon ongi olnud vastus paljudele kriisidele. Osa autorid ütleb lausa, et me ei peakski kasutama mitte sõna kriis, kuna see on hinnanguline, jättes mulje, et Euroopa Liitu ähvardab pidevalt mingisugune surmaoht, vaid et pigem peaksime kasutama sõna väljakutse. Sest kujutagem ette, kui on 500 miljoni elanikuga 27 liikmesriigiga poliitiline ühendus moodustis, siis kas saab seal ollagi päeva, mis on täiesti pilvitu, kus ei oleks ühtegi probleemi. Et ma arvan, et see ei olekski võimalik. Seetõttu eelistavad paljud kasutada sõna väljakutse. Niisiis võiks ka öelda, et ka COVID-19 viirus ei ole mitte kriis, vaid järjekordne väljakutse. Tulles tagasi ajaloo juurde, kõige üldisemalt rääkides on Euroopa seisnud kahe suurema kriisi, väljakutse ees. Esiteks 2 maailmasõda ja külma sõja algus, see on umbes 1914–1950. Ja teiseks suuremaks kriisiks peetakse globaliseerumise algust aastatel umbes 1970–1990. Esiteks siis 2 maailmasõda, mida võime võtta kokku ühisnimetajaga Euroopa kodusõda või ka Euroopa kollektiivne suitsiid. Pärast teist maailmasõda olid ka kaasnevad hädad nagu kommunismi oht, kuid mitte vähem tähtis polnud tegelikult Euroopa impeeriumide lagunemine. See kriis või väljakutse pani aluse Euroopa integratsiooni esimesele lainele
millest me natuke juba rääkisime, aastatel umbes 1950–65. Ja selle laine vedajaks olid rahvusriigid, kes said aru, et rahvusriigi piirid on liiga kitsad, et võimaldada piisavat majanduskasvu ja heaolu. Tulemuseks oli Euroopa majandusühendus, mille tähtsaimaks saavutuseks oli kaubavahetuse hõlbustamine riikide vahel. See ei olnud veel ühisturg, kuigi 58. aasta Rooma leping seda ka ette nägi. Paneme ka selle nüüd kirja, et 1958 oli siis Rooma leping. Et huvitav on jah, et tõdeda, et Rooma leping nägi ette ühisturu moodustamist, kuid tegelikult jõuti selleni alles umbes 1992, nii et aastakümneid hiljem. Kui nüüd rääkides siis 50. aastatest, siis ka siis olid tegelikult edusammud tohutud, võib öelda. Tulemuseks oli maailma ajaloos enneolematult kiire majanduskasv, mis oli keskmiselt 4,8% aastas. 1950–73 kasvas Lääne-Euroopa majandus 3 korda. See oli enneolematu. Aga siis korraga majanduskasv aeglustus ja 80. aastate alguseks oli kasv vaevalt üle 0. Lisaks sellele oli kõrge tööpuudus ja ka inflatsioon ja oli selge, et Euroopa on tõsises hädas. Samal ajal siis oli ka Euroopa integratsioon peatunud juba 60. aastate keskpaigaks. 1973 ühinesid küll Ühendkuningriik, tänaseks lahkunud Iirimaa ja Taani, nii et liikmete arv kasvas 9, kuid edasi integratsiooni ikkagi ei toimunud ja uue hoo sai see alles 80. aastatel. Mis oli muutuse põhjuseks? Põhjuseks oli siis see kriis või siis väljakutse, mis tabas Euroopat 1970. aastatel ja 80. aastatel, mida me võime nimetada globaliseerumiseks. Samal ajal olid ka muutunud Euroopa ja USA suhted. Mõlemalt poolt tajuti, et ollakse mitte ainult partnerid, vaid ka konkurendid. Kuulus Ameerika välisminister Henry Kissinger oli esimene, kes leidis, et Euroopa ülesehitamine oli olnud viga. Me nägime, et Ameerika oli tegelikult aidanud Euroopat ühendada, kuid nüüd pigem USA üritas Euroopat lõhestada. Ja tegelikult alates sellest ajast on Euroopa ja USA suhted olnud mitte enam nii väga roosilised ja mõnikord isegi pingelised. See oli väga oluline faktor. Kuid ka see ei olnud tegelikult peamine. Oli ka nii nimetatud naftašokk, nimelt Euroopa sõltus nafta impordist, aga selle hind kasvas 10 korda. Ka mainitud impeeriumide lagunemine mõjus halvasti. Ärgem unustagem, et paljud Euroopa rikkused olid ikkagi pärit kolooniatest. Nüüd olid need jahimaad Euroopa ärimeestele liiga ohtlikud ja ebakindlad. Ja mõistlikum oli pöörata tähelepanu Euroopale endale. Ka siin oli palju kasutamata võimalusi. Kuid ka see ei olnud kõige olulisem. Tähtsam oli, et Euroopa oli jäänud maha teaduse ja tehnika arengus. Euroopal ei olnud ühist teaduse ja tehnika poliitikat, riiklikud kompaniid, isegi kui neid valitsused toetasid, olid liiga väikesed, et konkureerida suurte USA ja Jaapani korporatsioonidega. Võime tuua näiteks, et 1966 tegi USA 60% kõigist tööstusmaade teaduse ja tehnoloogia investeeringutest. Ja aastas siirdus Euroopast USA-sse 2000 teadlast. Nii et see oli päris suur ajude väljavool. Ja võib öelda, et Euroopa oli tegelikult maha maganud sellise ülemineku
täiesti uut laadi majandusse, mida nimetatakse siis postindustriaalseks. Ja selle revolutsiooni keskmes oli kommunikatsiooni ja arvuti tehnoloogia areng. No kas või see meie loeng näitab, ütleme, mis laadi revolutsiooniga tegu oli. Toome mõningad näited. 1980. aastateks hõivas USA 90% maailma arvutite turust. Ja Euroopa ja mikrokiipe tootis 64% ja Euroopa osakaal oli vaid 10%. Ja see tundub võib-olla praegu nagu imelik isegi, aga Euroopast oli ette jõudnud isegi Jaapan. Näiteks 80. aastateks oli Jaapani arvutitööstus 2 korda suurem kui Lääne-Euroopa oma. 10 Euroopast ostetud videomakist 9 oli toodetud Jaapanis. Mul meenub ka oma nagu pere nii-öelda ajaloost, et kui mu isa käis Rootsis 80. aastatel, mis ta meile tõi? Ta tõi meile Sony videomaki ja stereo, mis oli ka Sony. Ja ainult lindkassetid mõned olid BASFi omad, ehk siis Lääne-Saksa omad. Aga see Sony tehnika teenis meid ustavalt aastakümneid. Aga ma väidan, et peale BASFi nagu ei mäletagi keegi selliseid sarnaseid Euroopa tooteid. Näiteks Inglismaa, mis oli arvutite sünnimaa, selle arvutite tootmine pakis, ütleme, pani kinni, et lõpetas arvutite tootmise. Ja täna ei tea Inglise arvutitest keegi midagi. Nii, mis siis see probleem oli? Ja tegelikult probleemi põhjusest said esimesena aru Euroopa suured ettevõtted. Sest see globaliseerumine tähendas karmi konkurentsi neile. Ja Euroopa probleemideks olid tööjõu vähene liikuvus, kõrged maksud ja kõrged palgad. Näiteks Euroopa riidetööstus maksis ühele töötajale aastas $12,000, aga Hiina samal ajal 600. Oli loomulik, et paljud Euroopa vabrikud panid uksed kinni. Aga lahenduseks oli võimalik ju ikkagi toota näiteks keerukamaid ja kallimaid tooteid. Aga selleks oli vaja palju suuremaid investeeringuid, raha paigutusi siis teadusse ja tehnoloogiasse. Kuid nagu mainitud, siis Euroopa firmad olid selleks liiga väikesed. Haarasin oma jutu illustreerimiseks kodunud kaasa ühe asja. Te näete, eks, mis see on? Et väga lihtne asi, see on šampoonipudel, mida ilmselt siin kriisi ajal kulub päris palju. Ja ma uurisin seda asja, et millega tegu, selgub, et on siis, see ei ole reklaam nüüd, aga ma loodan illustreerida oma juttu. Tegu on siis Pariisi lähedal asuva firma L'Orealiga. Ja see ettevõte rajati siis üle 100 aasta tagasi. Ja mis siis selgub on see, et 1950. aastal tegeles nende samade šampooni retseptidega 100 teadustöötajat, 1950. Tohutu palju, eks ju. Me oleme siin teaduskoolis, eks siin on ikkagi kindlasti palju vähem. Nii, 1986 valmistas neid samu šampooni ja küünelaki retsepte 1000 töötajat, 1986. Aga mis te arvate, palju inimesi siis teadlasi töötab selle firma heaks praegu? Et ma ütlen ära, et see on siis 82 000. Ma panen selle siia kirja. 82 000 inimest siis tegeleb šampooni retseptidega. Ja kui vaadata nüüd selle firma käivet, siis
1986. aastal oli firma käive 2,6 miljardit, aga praegu on see 30 miljardit. Ja seda on juhtumisi sama palju kui kõigi Eesti inimeste ja ettevõtete tulud kokku, aastatulud kokku. Teisiti öeldes võib öelda, et L'Oreal on majanduslikus mõttes sama suur kui Eesti riik. Võiks siis ka mõelda, et L'Oreali juht või omanik on ka sama tähtis kui meie peaminister. Võib arvata, et õnneks see päris nii veel ei ole, kuid ma usun, et see annab aimu, kui tähtsad on suured hargmaised korporatsioonid nagu šampoonivabrik L'Oreal. Ja just need ettevõtted nagu L'Oreal alustasid kampaaniat niinimetatud euroskleroosi vastu. Ja 80. aastate keskpaigaks said ka poliitikud aru, et rahvusriik üksi ei suuda lahendada globaliseerumise probleeme ja vaja on üle-euroopalist vastust. Ja alates 86. aasta Euroopa aktist paneme ka selle siia kirja. siis Euroopa akt algaski palavikuline Euroopa integreerimine. Kaotati viimased piirangud sisepiiridel, loodi tõeline ühisturg. Koos Schengeni kokkulepetega tõi see kaasa kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumise. Ja põhjustaski selliste firmade nagu L'Oreal plahvatusliku, võib öelda, ütleme, suure kasvu ja nende konkurentsivõime paranemise. Kuid suurtel Euroopa kompaniidel ei piisanud ka sellest. Vaja oli veel suuremat kaupade turgu, oli vaja veel rohkem odavat tööjõudu. Seda oli arukas võtta Vahemere-äärsetest vaesematest riikidest ja võib-olla ka Ida-Euroopast. Ja lahenduseks oli laienemine. 81. aastal liitus Kreeka, 86 Hispaania ja Portugal, 95 liitusid riigid, kes külma sõja ajal olid olnud neutraalsed. Seejärel võeti ette kõige suurem ja seni riskantsem laienemine. Liikmeks võeti endised sotsialismimaad ja isegi 3 endist Nõukogude Liidu vabariiki. Ja liit oli paisunud 28 liikmeliseks, tänaseks üks lahkunud 27. Ja seda nimetati hüppeks Euroopasse. Aga see tähendas ka seda, et Euroopa ei lohisenud enam kaasa, vaid muutus ise globaliseerumise veduriks. Võrreldes konkurentide USA ja Hiinaga on Euroopa täna enim sõltub maailma kaubandusest, maailma majandusest ja globaalsetest tarneahelatest. Nii, nüüd püüame kokku võtta ja tulla siis ka selle juurde, algse küsimuse juurde tagasi, et mida võiks siis tuua meile tulevik. Ma usun, et on õige, mida ütles Monnet, et Euroopa on kriisides leiutatud lahenduste summa. Ja praegune Euroopa Liit on 2 suurema kriisi tulemus. Euroopa kodusõdade periood tõi arusaama, et rahvusriigi püsima jäämiseks peab rahvusriik loovutama osa oma võimust rahvusülesele ühendusele. Teine, globaliseerumise kriis, tõi arusaama, et tänapäevane majandus nõuab kapitali ja tööjõu vaba liikumist ja suuri turge. Igas kriisis on Euroopa Liit saanud tugevamaks. Nii ka paljude väiksemate kriiside puhul, nagu 2008 alanud USA-st alanud majanduskriis või ka eurokriis, mil puhul näiteks Euroopa sai aru, et vajatakse Euroopa panka ja ühtsemat majanduspoliitikat. Ja meil ei ole põhjust arvata, et ka seekord läheb kuidagi teisiti. Et see integratsioon peatuks.
Kuid ma tahaksin lõpetada siiski väikese pöördega. Nimelt ma arvan, et praeguse aja probleem ei ole niivõrd Hiinast alguse saanud viiruse puhang. Ohuks ei ole mitte COVID-19, vaid see, et niipea kui epideemia vaibub, läheb globaalne majandus taas täistuuridel käima. Seetõttu ma arvan, et seekordne kriis ei ole tegelikult kuigi tõsine. Jah, me ei tea seda kindlalt, aga ma arvan, et kui võtta näiteks majandus, siis varasematest kriisidest on piisavalt õpitud, et osatakse suurt majanduslangust vältida. Nüüd olgugi, et epideemia risk ka püsib, ma arvan, et kapitalismi mootor tõmmatakse täiega siiski käima. Kas meil on nüüd põhjust siis rõõmustada? Jah, varsti me saame käia jälle mõnusalt kaubanduskeskustes shoppamas. Paljud ostud on jäänud tegemata. Kui töö ja palgad taastuvad ja säilivad, on jälle võimalik rõõmsalt tarbida. Kuid see ongi ju kapitalismi probleem. Kas ei ole? Laiemalt vaadates ma väidan, et globaalne kapitalistlik majandussüsteem on põhjustanud midagi, mida võiks nimetada ülemaailmseks valitsemise kriisiks. Sest mitte keegi ei vastuta. Ei ole ju kedagi, kes ütleks, et kuulge, aitab, lõpetage ära. Et mõelge, te hävitate oma tarbimisega loodust. Te hävitate seda meie ainukest elukohta, milleks on planeet Maa. Nii et mis siis on lahenduseks? Julgen arvata, et tegelikult Euroopa Liit on seni parim võimalus kapitalismi ohjata. Ja seetõttu ma olen nõus sellega, mida hiljuti kirjutas suursaadik Martin Kokk, kui ta soovitas meil mitte niivõrd keskenduda viirusele, vaid sellele, et mõelda sellele juba praegu, et me majanduse taastamise tuhinas ei viskaks üle parda kõiki meie plaane seoses siis kliimamuutuse pidurdamisega. Ja esimene asi on siis Euroopa Liidu roheleppe. Sest just selles Euroopa Liidu roheleppes on peidus võti meie järgmise suure kriisi, see on kliimasoojenemise kriisi lahendamisele. Aitäh! Siin on nüüd esimene küsimus. Paistab väga huvitav. Kas Euroopa peale koroonakriisi vajab Marshalli plaani analoogi, ent seekord tänastest väljakutsetest lähtuvalt? Liikmesriikide tasandil seda juba tehakse. Nii näiteks on Prantsuse riik abi andmise Air France'ile sidunud siseriiklike lendude vähendamisega kliimasõbralikuma raudteeliikluse edendamise nimel. Jaa, nii nüüd näete kõik ka seda küsimust vist, et see on väga hea küsimus. Jaa, et kas Euroopa vajab Marshalli plaani ja just seoses selle kliima soojenemisega kindlasti. Ja see on ilmselt nüüd, mina näiteks ei teadnud seda, et sellist Prantsuse otsusest midagi, aga ma oletan, et Prantsusmaa on võtnud ju ka endale kohustusi siis vähendada CO2 tootmist ja seda kogust, mida õhku paisatakse. Ja üheks siis võimaluseks on tõesti raudteetransport, eks. Ja ma pean tunnistama, ma olin kunagi ka üsna Rail Balticu suhtes skeptiline, aga tookord veel me ei olnud veel teadvustanud kõiki seda kliimasoojenemise temaatikat, nii et meil on põhjust ka selle Rail Balticu suhtes
võib-olla skepsis on muidugi väga tervislik, aga olla võib-olla ikkagi ka Rail Balticu poolt rohkem. Aga jah, et kindel on see, et Euroopa Liit vajab suurt sellist, see majandus siis vajab rahasüsti nii-öelda, et seda on meil õpetanud kõik need majanduskriisid alates 29. aastal alanud suurest majanduskriisist ja viimane oli alles hiljuti põhimõtteliselt 2008. Sest et seda on jah, majanduse seisust vaadates on kõige hullem see, kui tarbimine jääb seisma, eks ole, ei osteta ja nii edasi, siis võib see majanduslangus tulla veel suurem, kui praegu kardetakse. Aga nagu ma ütlesin, siis me ei tohi unustada siis seda kliima soojenemise probleemi. Nii et see Marshalli plaan, jah, see on hea kujund, et see peab olema tõesti, see tingimustes peab olemagi see, et seda ei tehta looduse arvelt. Nii et see on väga hea küsimus. Ja sellega seoses tuleb kohe meelde see meie õlitehas, eks ju, et kohe tekivad küsimused, et miks me paneme tohutud rahad siis väga palju CO2 tootvasse majandusse. Et ma loodan, et ka Eesti valitsus seda siiski vaatab üle. Nüüd järgmine küsimus. Miks Euroopa Liidu majandus jääb ikka USA-le ja Hiinale alla? No kuidas nüüd võtta? Et siiski see on hea küsimus jälle, et aga nagu võtta puhtalt nagu arvud ette, siis Euroopa Liit sisemajanduse kogutoodang siis inimese kohta, eks, mis näitab mingisugust elatustaset, siis Euroopa Liit jääb alla ainult USA-le ikkagi. Ja Hiina on päris palju tagapool, kuid Hiina on jah, tema SKT nii-öelda on suurem, kui on Euroopa Liidul, aga seal on ka üle 2 korra rohkem inimesi, mis tõttu ei ole imestada. Nii et jah, kui nüüd tõepoolest me jääme USA-le alla, aga ma just hiljuti lugesin, et kui nüüd võtta niimoodi, et keskmine ameeriklane puhkab aastas 2 nädalat, eks ju, aga eurooplane üle kuu aja julgelt või isegi rohkem. Ja kui nüüd liita Euroopa töötajatele need nii-öelda loobutud tööpäevad, töötunnid, mida USA ameeriklane teeb rohkem, siis tegelikult Euroopa oleks Ameerikast kas siis samal tasemel või isegi ees. Et Euroopas on tegelikult, me oleme tootlikkusest ka isegi ameeriklastest paremad. Lihtsalt eurooplased on otsustanud, et me nagu ei pinguta igimull otsa ees mingisuguse numbri pärast nagu SKT või majanduskasv, vaid me tahame elada elu, mis on elamisväärne, mis on turvaline nii selles mõttes, et keegi ei jookse sul tänaval püssiga ringi, ei lase sind maha sellepärast, et sa nõuad maski kandmist. No muidugi ma natuke liialdan, utreerin, aga nii see kahjuks on. Ja siis ka see, ütleme, sotsiaalne kindlustatus, haiglaravi, tervishoid, vanaduspensionid ja kõik see. Et Euroopa on otsustanud natuke teistsuguse eluviisi kasuks lihtsalt. Ja ma arvan, et see ei ole sugugi paha, nii et
selline eluviis. Nii, kas koroonakriisi tõttu tekib ka suurem majanduskriis? Jaa, no see on üsnagi kindel, et tekib. Majanduslangus on pretsedenditu tõenäoliselt, sest kunagi varem ei ole olnud sellist olukorda, kus lihtsalt majandus jääb seisma, peaaegu seisma. Et me ju näeme, kuuleme uudistest kogu aeg, kuidas hotellid on tühjad, juuksurid on kinni, eks. Loomulikult, majanduslangus on väga suur, aga kas sellest kujuneb selline pikaajaline kriis? Seda on juba nüüd raske öelda. Et minu ennustus, mis ma siin loengus ka rääkisin, on see, et tegelikult läheb see küllaltki kiiresti, pannakse majandus jälle tööle. Kindlasti mingid pankrotid on, ühed võidavad, teised kaotavad, tulevad uued omanikud. Aga laias laastus, ma arvan, see kapitalismi mootor läheb tööle ja läheb täie võimsusega. Ma ei näe selles põhimõtteliselt suuri takistusi. Järgmine küsimus. Kuidas ohjata kapitalismi? Milline retsept siin võiks olla? Jah, kuidas ohjata kapitalismi? Jah, see on nüüd tõesti väga hea küsimus. Et kui võtta, ma tõin selle näiteks selle L'Oreali, eks ju. Et selline firma on tänapäeval, ta ei ole ammu enam Prantsuse firma, eks ju. Et kuigi ta peakorter asub endiselt Pariisi lähedal. Tal on tootmisüksused, filiaalid üle maakera. Või võtame kas või meie Bolt, eks ju. Et kelle firma või mis riigi firmad on? Me saime teada, et kui on häda käes, siis ta on Eesti firma, küsib Eestist siis laenu, eks ju. Aga kui on vaja makse maksta, siis ta on näiteks Londoni, Briti firma, eks. See ongi see nende hargmaiste firmade häda. Me oleme nagu suure hurraaga, eks oleme kaasa läinud selle maailmaga, Facebook ja Google ja nii edasi. Aga me ei ole märganud, et muidugi ikkagi märkame ka, et kui me tarbime näiteks siis Facebooki, siis meie, eks ole, oma linnast alguse saanud Postimees satub raha hädasse, eks ole, et tema tulud kukuvad. Nüüd ongi küsimus selles, et kuidas me seda protsessi juhime ja seda tuleb teha globaalselt, ülemaailmselt tuleb seda lahendada. Aitab ka selline regionaalne lahendus nagu Euroopa Liit, eks ju. Euroopa Liit üritab siis nendelt suurtelt firmadelt koguda maksu ja ta peaks seda kindlasti jätkama. Et ka Google ja Facebook ja kõik need maksaksid Euroopale maksu. Aga tihti ei aita ka sellest ja sellest saadi juba 1970. aastatel aru ja ma väidan, et esimene, kes sellest aru sai, oli Saksamaa kantsler Helmut Schmidt, kes kutsus kokku siis organisatsiooni, mis tänaseks on G7. Ta oli alguses G5. Nüüd on G7, vahepeal oli G8, Venemaa visati sealt välja ja see on siis maailma suurimate tööstusriikide organisatsioon ja nemad ka arutavad seda, kuidas seda kapitalismi ohjeldada.
aga me teame, et on probleemid näiteks USA-ga, kes ei soovi kuidagi kapitalismi ohjeldada üldiselt väites. Ja Hiina väidab, et temal on nagu, tema seda kliimasoojenemise probleemi ei ole tekitanud. See on ikkagi lääne maailma probleem, et enamused CO2-st, mis on õhku paisatud inimese poolt, on toodetud siis kas Euroopas või Põhja-Ameerikas. Ja neil on veel pikk nagu maa minna, et jõuda sama CO2 koguseni. Nii et jaa, väga raske on, aga Euroopa Liit on tõenäoliselt ainuke selline toimiv lahendus. Pole juhus ju näiteks, et Bill ja Melinda Gates teevad koostööd just Euroopa Liiduga, et leida siis mingisugused lahendused ka sellele koroonaviirusele, sest et USA föderaalvalitsus on tegelikult ei ole olnud koostöövõimeline ja nii edasi. Nüüd järgmine küsimus. Kui kaua paraneb Eesti antud kriisist? Ma ei tea, ma ei tahaks niimoodi võib-olla ennustada. Ma jätaks selle küsimuse võib-olla vahele. Kui suure ohuna Eesti kliimaneutraalsusele näete, et valitsuse üks esimesi samme oli kütuseaktsiisi langetamine ehk tarbimise kasvatamine looduse arvelt? No ma arvan, küsimus ütleb juba vastuse ära, et mis ma sellest arvan ja mis küsija arvab. Et see oli äärmiselt, ma võin nagu ausalt öelda siin, et see oli äärmiselt totter, sest et kütuse hind niikuinii langes, et diisel on eurokandis ja tarbimine ka on nagu palju vähem kui enne ja see muidugi on ju me teame, et see on nagu natuke ebaõiglane, et maainimesed peavad rohkem kulutama kütusele kui linnainimesed, seetõttu oleks kuid sama, me teame, siiski selles kriisis nemad ka nagu tõenäoliselt tarbisid vähem seda kütust ja kindlasti see on mõistlik lihtsalt niimoodi vähendada siis riigi sissetulekuid loodusarvelt sisuliselt, jah. Nii, võtame järgmise küsimuse. Kas suur natsionalismi ja populismi tõus lähiaegadel võib ohustada Euroopa ja ka Eesti tulevikku? No, ma julgen arvata, et praegu me võime tänada seda viirust, et see populismi ja künismi laine võib-olla hakkab vaibuma ikkagi. Sest et me veel hiljuti võisime rääkida tõejärgsest poliitikast, siis tänu viirusele pidid ka need tõe eitavajad siiski tunnistama tõde. Kui näiteks Briti peaminister Boris Johnson saab viiruse ja heitleb sellega haiglas, siis ta ilmselgelt peab siis nagu tunnistama, et jah, viirus on olemas, see ei ole väljamõeldis. See on rasked tagajärjed inimesele ja me näeme, et riigid, mis on kõige rohkem saanud kannatada viirusest, mis on Euroopas on Suurbritannia ja üle maailma globaalselt on USA, need on need riigid, mis on just elavad tõejärgses maailmas, mille juhid ei lähtu teadusest, vaid USA-s me teame, USA president lähtub oma ärihuvidest ja oma võimuambitsioonidest. Aga ka seal on see kriis siiski selles mõttes olnud positiivsete tagajärgedega, et on ka vahepeal teadlasi kuulatud.
Nii et ma olen selles suhtes positiivne. Järgmine küsimus. Ameerikas ei ole keskklassi jõukus arvestavalt tõusnud umbes 40 aastat. Jõukus suureneb põhiliselt ainult jõukamatel. Põhjuseks on toodud tootmise kolimist Hiina. Kuidas on sellega Euroopa Liidus? Mulle tundub, et meil küsimus esitavad Teaduste Akadeemia liikmed. Ja Teaduste Akadeemia liikmed peaks ikka vastama, aga väga õige jälle, et see sama globaliseerumine, millest me rääkisime, on see põhjus, miks rikkamad on järjest rikkamaks saanud ja keskklass on suuresti vaesunud või suhteliselt vaesemaks jäänud ja päris vaesed on kõvasti juurde tulnud. See on nii USA-s, kus on see muidugi eriti suur see probleem, aga tegelikult ka Euroopas. Et samamoodi on nii Prantsusmaal see probleem, Suurbritannias kui ka isegi Saksamaal, kui seal natuke vähem. See globaalne majandus lihtsalt põhjustab järjest suuremat ebavõrdsust päris mitmel põhjusel. Nii, aga see küsimus oli, et kas me, kohe vaatan, mis see küsimus oli nüüd. Kas põhjus on tootmise kolimine Hiina? Kuidas on sellega Euroopa Liidus? Ja, ma arvan, et on küll, et selle Euroopa ja USA praktiliselt loobusid siis sellisest tööstusest, ütleme, lihtsamast tootmisest. Ja seega ka siis see klassikaline keskklass, ütleme, selline tehniline oskustöölised näiteks, et nendel ei tööd vähemaks. Saksamaa on võib-olla erand, et seal on ikkagi päris tugev tootmine säilinud ja oskustööjõul on tööd endiselt. Nii et Hiina, see on põhjus ja samas jällegi tõusid kõvasti nende palgad, kes siis oli näiteks finantssektoris, panganduses, rahanduses, et nemad võitsid kõvasti sellest globaliseerumisest. Et sellised valgekraed nii-öelda pintsakuga. Nemad võitsid ja kaotasid oskustöölised. Et jah, kui Euroopa Liidu tulevikku ei eksisteeri, Euroopa Liitu tulevikus ei eksisteeri, siis mis tuleb asemele teie arvates? No ütleme, minu arvates lähimas tulevikus küll eksisteerib Euroopa Liit, jätkab eksisteerimist. Paremat sellist lahendust ei ole, ütleme, minu arvates leitud, et see, mis siis tasakaalustab tegelikult nagu rahvusriikide huve ja Euroopa ühiseid huve. Ja see muidugi on keeruline, kuidas seda teha, aga alternatiiviks oleks näiteks siis föderatsioon, Brüsselis ongi nagu valitsus ja meie enda valitsus nagu ei ole või me saamegi oma käsud Brüsselist. Ma arvan, et see ei ole nagu parem lahendus. Samuti ma ei usu, et näiteks maailmavalitsus oleks reaalne. Et sellest on unistatud juba sajandeid selline ratsionaalne maailmavalitsus, aga see on pigem utoopia valdkonda ikkagi praegu vähemalt. Nii, kas ja kuidas mõjutab COVID-19 Brexiti edasist arengut? Jaa, ma arvan, et laias laastus ehk ei mõjuta.
et praegu hoitakse neid ka praegu lahus, võib-olla lihtsalt see on häda, et tähelepanu, et see Brexit nõuab tähelepanu jätkuvalt, et lahendada siis, otsustada, et mis siis millised need tulevased suhted on, aga COVID-19 meilt võtab tähelepanu sealt ära, nii et see Brexit on kuidagi jäänud selliseks kõrvaliseks teemaks, kuigi ta mõjutab meid väga oluliselt. Aga ma arvan, et viirus üldiselt ikkagi seda ei mõjuta. Kas Brexit on Inglismaale kasulik või kahjulik? No, see on jälle raske ühest vastust anda, sest et kui rääkida siis riikide poliitikast, välispoliitikast, siis me ei saa rääkida ainult huvidest, näiteks majanduslikest huvidest, ütleme siis materiaalses mõttes, vaid peame mõtlema ka näiteks identiteedile. Kuidas inimene ennast siis inimese nagu enesetunnetusest, kuidas ta ennast nagu identifitseerib, et kelleks ta ennast peab. Kui inglane arvab, et tunneb, et ta ei ole eurooplane või ütleme, ta tunneb, et ta on eurooplane, aga et ta ei taha ennast identifitseerida Euroopa Liidu liikmena. Tal ei meeldi see Euroopa Liit. Või ta tunneb, et ta tahab olla eraldi oma saarel, aga mitte ainult eralduda, vaid et ta tahab näiteks olla lähedasem Ameerika Ühendriikidele või talle meeldib näiteks tunda, et ta on lähedane Lõuna-Aafrikale, Indiale, oma endistele kolooniatele või dominioonidele, ta vaatab kriketit, mängib ise kriketit, eks. Seal on need rugby ja kriketi Commonwealthi Briti ühenduse mängud, eks ju. Et see maailm talle pakub palju rohkem, siis loomulikult tal on igati mõistlik Euroopa Liidust välja astuda. Isegi kui ta kaotab näiteks oma sissetulekutes. Et seetõttu ma ei kritiseeriks kindlasti brittide otsust. Kuigi ma arvan, et see otsus ei olnud päris legitiimne, sellepärast et rahvale ei räägitud tõtt. Et kui referendum, siis ei teinud valitsus piisavat tööd, et selgitada neid valikuid. Just nimelt selles mõttes, et siin on rahapatakas ja siin on identiteet. Tehtud seda selgeks, öeldi, et tegelikult saad nagu rohkem raha, kui sa Euroopa Liidust välja astud, mis oli vale. Aga Briti rahvas on otsustanud, et see otsus oli igati õige, legitiimne ja nii see jäägu. Vaatame, mis edasi saab. Milline poliitiline partei võidab teie arvates käesolevast kriisist Eestis kõige enam? Ja mis on selle põhjuseks? Väga huvitav küsimus. Milline poliitiline partei võidab praegusest kriisist kõige rohkem? No minu pikas nagu perspektiivis ja see on võib-olla mu enda natukene ka soovunen, võidab roheline partei. Aga selle kasuks räägib see, et meie noored on nendest looduskaitse ideedest siiski vägagi mõjutatud. Ja kui uus põlvkond saab valimiskastide juurde, võib-olla siin midagi muutub. Samas meie rahvastik vananeb ja meil on palju siis vanemaealisi valijaid, keda võib-olla see kliima soojenemine jätab üsna ükskõikseks. Nii et ma ei tea, meil ei ole tegelikult pärast Eesti iseseisvumist, meil on kuningriiklased olnud,
aga meil ei ole korralikku rohelist parteid olnudki, kes oleks parlamendis olnud minu meelest. Aeg oleks, ma arvan, aeg on küps, et meil oleks ka korralik roheliste partei. Nii et ma panen oma panused sellele. Nii, millise Euroopa riigi sisemajandus võib kõige rohkem kannatada saada koroonakriisist? Jaa, las ma nüüd mõtlen, et no ma arvan, et ma ütleks juba sedapidi, et need riigid, kus on ikkagi tugev tootmine, eksport, kaubad, mida vajatakse, nendel läheb hästi, ütleme nii. Näiteks ma kuulsin, et oma kolleegilt, siis, kelle abikaasa aitab müüa palkmaju ja aiamaju Saksamaale. Siis ta ütles, et kriisi ajal müüginumbrid läksid lakke. Ühesõnaga, sakslased, kui neil jäid koju, siis nad hakkasid lehitsema katalooge, internetis käima ja leidsid, et neil on aeg nüüd osta endale saun või aiamaja ja parimad majad on Eestis. Ja siis hakkasidki neid ostma suures koguses. Nii et Eesti palkmaja tootmisel läheb väga hästi. Ja küllap siis nendel läheb halvemini, kellel ei ole selliseid häid tooteid, mis on konkurentsivõimelised turul, vaid kes sõltuvad rohkem tarbimisest ja teenustest, mida kriisi ajal vajatakse vähem. Et ikkagi, ma arvan, tõenäoliselt Vahemereäärsed riigid on kõige suuremas hädas, kus on niikuinii probleeme, näiteks Hispaania või Itaalia, kus on nagu töötus olnud suur ja nii edasi. Nii, kas meil on nüüd veel küsimusi või on küsimustega ka? Jaa, aeg ka juba seda maal, et hakkame otsi kokku tõmbama. Ma tänan vaatamast, kuulamast, juhin tähelepanu jälle ikkagi sellele töölehele, mis on leitavad siis Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehelt. Tänan kõiki kuulajaid, kõiki koole, kes on siis oma õpilased suunanud meid kuulama. Samuti Euroopa Parlamendi esindust, kes selle loengu ideega välja tuli ja tegi ettepaneku siis Tartu Ülikoolile seda loengut pidada. Ma juhin tähelepanu, et sellele, et Tartu Ülikool on vahepeal teinud tiigrihüppe. Lennart Meri rääkis aastaid tagasi, president Meri rääkis aastaid tagasi tiigrihüppest. Ja nüüd Tartu Ülikool tegigi selle tiigrihüppe ära. Nimelt eelmine kuu tegi Tartu Ülikooli töötajad 1750 videoloengut, mida on rohkem kui kuu aega, siis rohkem kui eelmistel aastatel, nagu on aasta jooksul tehtud. Ja see näitas, et Tartu Ülikool ja ma arvan, et Eesti laiemalt oli valmis selleks kriisiks. Ja see videoloeng, tänanegi videoloeng on tegelikult ma arvan, selle tiigrihüppe üks tagajärg. Et me olime ka valmis selleks loenguks. Nii et ma tänan siis Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli teaduskooli. Ja siis
kindlasti vaadake Teaduskooli kodulehte, sealt te leiate veel videosid ja neid arvatavasti tuleb juurde. Ja ma tänan. Aitäh!